on nõustunud rääkima oma teekonnast teadusesse ning kuidas on siis naiseks olemine seda mõjutanud või kas on üldse seda mõjutanud. Ja tänasteks kõnelejateks siis on Tartu Observatooriumi direktor füüsik Anu Reilet, Max Plancki Valuvusteaduse Instituudi järeldoktorant ja energeetikusõdajaks doktori füüsik Heli Klubner, süberneetika AS-teadur informaatik Liina Tamm ja Tartu Tehnotorni juhataja ja loodaja Taitra. Ja nüüd siis on paar minutit, et iga kõneleja saab veidi enda alast rääkida. Alustame näiteks siit. Mina olen arvutiteadlane. Ma kaitsesin märtsi alguses oma doktoritööd just, aga kuna mul on eelnevalt juba teadusmagistrikraad, siis ma olen tegelikult teadlane töötanud juba alates 2007. aastast. Ja mina muidugi, kui ma ülikooli tulin, siis mina mõtlesin, et teeme bakalooreusekraadi ja siis on hea ja siis on tööle ja hästi ja tore ja siis, kui ma bakalooreusi ära lõpetasin, siis ma mõtlesin, et aga tegelikult võiks ikka teaduskraad olla. Ma teen selle magistri ära, kuna mul oli veel see võimalus, ma astusin sisse viimasel sellisel aastal, kus sai veel teha 4+2 siis õppekava läbida ja seetõttu sain ma siis teadusmagistrikraadi. Kuna see on teaduskraad, ma saan alati siis teadustöötajana töötada, kui mul isu on ja ma teen selle ikka ära, et see on nagu veel üks variant nagu olemas edaspidiseks. Ja siis ma lõpetasin selle ära ja siis ma mõtlesin, et aga võiks siis ikka doktorantuuri ka minna, et mis seal siis ikka enam, et äkki oli teema huvitav ja nagu iseenesest mulle see ülikooli selline õhkond ka meeldis ja siis sinna ma läksingi ja siis nüüd ma olen rohest ikka juba teadust. Mina käisin esimest klassi täiesti tavalises kodulähedases koolis. Ja pärast seda ma läksin õpikavaga kooli. Ja kui ma keskkooli ajal mõtlesin, et mind huvitab nii palju asju, näiteks arhitektuur, aga seal oleks ilmselt vaja joonistamise oskust, mida ma siis ei olnud vaja. Siis keskkooli ajal mul oli niivõrd hea füüsikaõpetaja, et ta ei hoidnud, aga ta ei teinud meil elu lihtsaks, aga see siis pani mind nägema, et ma saan ka selles valas oma sellist mõttepotentsiaali rakendada, mis mulle väga meeldis. Ja nii juhtuski, et kui ma olin valikus keskkooli lõpus, mida ma teen. Tallinnas on väga populaarne, inimesed läksid tollel ajal õppima majandust ja võib-olla juurat, ta oli täiesti sellised prestiisikad, tõotasid head sissetulekut. Aga mina mõtlesin, et ma ei tea täpselt, mis see majandusõppimine endast kujutab, et ma lähen õppima midagi sellist, mis mulle tõeliselt meeldib. Ja see oli selline võib-olla tollel hetkel mitte kõige perspektiivikam samm toonud mind täna siia. Ja ma ei saa kurta, sellepärast, et teadlase töö on väga mitmekesine. Loomulikult on igas kollektiivis inimesi, kes meeldivad rohkem või vähem, aga ma kujutan ette, et minu kolleegid on ikkagi üle keskmise väga targad ja väga toredad inimesed. Tööalaselt võiks juba öelda, et peab reisima rohkem kui jaksad. Ma olen iga juhul rahul meeldiva valikuna. Selle haridusega, mis ma olen saanud, ma võin teha mida iganes. Ma olen see tuleviku häkke, kes võib-olla kui enam ülikoolis töötab, võib-olla ma aitan üles ehitada Eesti kõrgtehnoloogilist tööstust. See on see, mis Saksamaale tulnud rikkuse, mis potentsiaalselt toob tulevikus rikkust ka meile. Et jah, kui sa oled naisterahvas ja sind huvitavad reaalteadused, siis on ümberringi väga palju inimesi, kes arvavad, et sa ei peaks võib-olla mängima konstruktoritega või peaksid kindlasti mängima nuppudega või et kui sa oled füüsikaolümpiaadil edukas, siis miks sa ei ole edukas käsitööolümpiaadil. Siin juures kui ma mainin, et tegelikult olen endale õnnenud pandud et siin on selline pisut nagu korrastampilik pimedus selle ühiskonna arengu suhtes väga tervitatav. Et see aitab lihtsalt nagu leida selle üles, kes sa oled, mis sulle sobib, mitte sa ei jookse selle järgi.
see, mis sulle meeldib. Ja igal juhul meistri rohkem parem kui tüüpide kodud. Ma taustast nii palju siis, et tõepoolest õpetasin Tartu Ülikooli füüsika ja osakonna ja erialaks oli füüsikaõpetaja, aga teadlaseks, tänapäeval on teadlasi väga mitut sorti, et on tõesti teadlane uurija, otseses mõttes see teadlane, kes teaduslikku probleemi ja püüab sellele katsetel tuginedes võimalikult head selgitust anda, aga tegelikult on olemas veel teadlased õppejõud, teadlased administraatorid, teadlased nõustajad, teadlased konsultandid, teadlased ettevõtjad. Et see teadlase mõiste on tegelikult väga laiaks läinud tänapäeval ja mina olen oma karjääris jõudnud sellesse etappi, mina olen teadlane administraator ja tegelikult oma elus tõesti doktorikraadi kaitsmisest alates 10 aastat olingi päriselt teadlane, tegelesin tõesti otseses mõttes teadusprobleemide lahendamisega ja minu eriala on siis veekokkuvõttes optilistest omadustest lähtuv keskkonna seisundi hindamine. Ja tegin doktoritööd tegelikult järjede kohta ja ma kirjutasin tutvustuses, ma kirjutasin, et ma olen teil kosmoseteadlane ja miks ma julgen ennast ikkagi kosmoseteadlaseks nimetada, on see, et väga suur osa minu doktorikraadi järgsest tegevusest on olnud seotud kosmoses paiknevate satelliitide maa keskkonna seiramisega. Ja see teema on muutnud tegelikult järjest südamelähedasemaks isegi praegu teadlase administraatorina ma tunnen, et see, kuidas me suhtume maasse, kuidas inimesed suudavad maa hoida ja säilitada niisugusena, et me saame siin kõik elada, me saame siin tegelikult tunda, et see väga palju sõltub sellest, mida me teeme, kuidas me omavahel läbi saame. Ja ma arvan, et oma karjääris ma püüan tõesti seda hoida kõige tähtsamana, et ma selles suunas saaksin tegustada. Praegu konservatooriumi direktorina ma sellele kindlasti kaasa aitan. Ja püüan juhendada oma tudengeid, et nad selle mõtleksid. Ja ma näen, et teadlased on lisaks kõigele muud olnud ka väga head saadikud, et teadlased saavad rahvusvaheliste suhete kaudu tegelikult väga võrdsel tasemel suhelda erinevate maade riikidega ja kui me praegu ka Euroopa Liidu liikmesriigina oleme kehtestatud terve rea sanktsioone Venemaa vastu, siis just eelmisel nädalal olid konverentsid ja tegelikult Vene teadlastega, Ameerika teadlastega on ikkagi võimalik väga normaalsel tasemel suhelda, venelast ja ukrainlased väga normaalsel tasemel suhelda, et see tegelikult näitab, missugune jõud tarkade inimeste koostöö. Ja ma arvan, et kaitseks oleme seda kuidagi takistanud. Mina olen see õnnetu inimene, kes ei teadnud, mida ma eluga peale tahab hakata kuni enam-vähem keskkooli lõpuni. Ja ülikooli eriala valisin nii, et võtsin Tartu Ülikooli erialad ette, hakkasin maha tõmbama. Mul ei olnud kunagi vedanud väga palju reaalainete õpetajatega, millega mis tehti füüsikaõpetajatega. Keemia ja bioloogia näiteks keskkond seal oli väga hea. Ja siis jäi kuidagi see ajalugu, et ei olnud mingisugust kirge, aga ei olnud vastumeelsust. Ajalõpetajad olid üldjuhul alati olnud sellised inspireerivad, rääkinud vahvasti ja seetõttu siis oligi täpselt samamoodi ka, et lõpetame bakalaureuse kraadiga ära ja siis vaatame, lähme tööle, vaatame, mis edasi saame. Aga siis ma mõtlesin Ahneks. Astusin korraga 2 magistrantuuri, ühte Löövi katoliiklikus ülikoolis rahvaõpingute magistrantuuri ja siis ajalooteadus magistri õppesse. Ja kuskil seal esimese aasta poole peal tuli ära otsustada, et kas diplomaatia, mis oli kunagi tundunud mulle nii glamuurne ja ahvatlev, on see, mida ma tahan teha. Kuna ma elasin tol hetkel koos diplomaatilise saatkonna liikmega, siis ma nägin natuke seda igapäevaelu Brüsselis, välissaatkonnas ja siis ma otsustasin, et see ei ole minu jaoks. Ja otsustasin siis, et ikkagi teadlase karjäär ja teadlaseks olemine on see, mida ma tahaksin teha. Ja nii ma jätkasin siis, kaitsesin ära magistrikraadid ja jätkasin õpinguid doktorantuuris ja tegelen varausaegsete kroonikatega. Ehk siis, mis mind ajaloos on vaelunud, on see, et kuidas ajalugu ja võib-olla sisimas kõige rohkem, miks seda ajalugu ometi uuritakse.
kuidas on ajaloos kirjutatud ja miks meil seda üldse vaja on. Aga mingil hetkel sai minust mitte otseselt teadlane administraator, vaid just pigem administraator teadlane, ehk siis ma läksin päriselt tööle ja sain ühendada siis tegelikult ühe asja, mis mind oli lapsepõlvest peale paelunud, ehk siis astronoomia ja siis ajaloo juhatades siis Tartu Ülikooli muuseumis Tartu tähetorni. Et selles mõttes on tegemist kindlasti unistuste tööga, kus ma saan siis oma 2 kirge, sest ajaloo vastu siis ajapikku ikkagi pärast seda vaevanägemist kirg tekkis kokku panna. Ja kõige õigem ja õiglasem minu arvates ongi seda nüüd ametlikku osa alustada sellise küsimusega, et kas teie arvates on nüüd see naiseks olemine pärssinud kuidagi teie karjääri või te arvate, et mõndadel teistel erialadel võib see pärssida? No informaatikas on selles mõttes, sellest on hästi palju juttu kahjunud viimastel aastatel, et see vaakum on lihtsalt nii suur, et kui sul natukenegi on sellist sära silmis ja natukenegi on oskust, et siis lihtsalt tõmmatakse sinna sisse ja mitte et seal, see on ka väga tihti selles mõttes vastuoluline, et ta ei, pigem satud sa töötama siis praktilise, programmeerijana või analüütikuna või arhitektina või testina või mõned sellisel kohal, mitte niivõrd teaduse vallas. Aga kui sul on huvi enda teaduse vastu, siis see, sa oled naisterahvas, seda nagu, mul ei ole olnud kordagi sellist tunnet, et keegi teaduse külje pealt mind kuidagi teistmoodi, mulle mingeid teisi tasemed seab või küll on nagu sellised, ütleme, ikka on vahel selline hetk, kui sulle öeldakse, et mulle lihtsalt selle, et muutume administraator teadlasteks, ma saan selle kohta, mul on selline tunne, et kui vähegi on sellist juhtimisgeeni või sellist natukenegi administreerimis- või kuidagi süstematiseerimisgeeni, siis kõik lähevad sinna. Tegelikult on ka meil väga head, väga tugevad, ka meesteadlased, ka naisteadlased kõik, et lõppkokkuvõttes nad lõpetavad ikka teadusdirektoritega ja projektijuhtidena ja lõpuks on nende töö siis rahataotluste kirjutamine ja erinevate projektitaotluste kirjutamine ja projektide kokkupanemine ja nende haldamine ja mõelda, et sealt kõrvalt jõuavad teadust teha, siis vastavalt siis iga selle inimese enda see võimekus, et seetõttu mul on jah, mind ka istakse sinna poole, aga samas on kuidagi selline vastuoluline, see mis minu jaoks nagu on selles vastuolulisust, on see, et mulle öeldakse, et sa pead olema rohkem nagu julgem ja võtma initsiatiivi aga ka julgelt välja ütlema, mis sa arvad aga ära siis väga kõvasti ütlema, mis sa arvad ja mis me peavadki väga ole ja tasub teistega rääkida see on kuidagi selline, mis ma saan tegema, et see mulle tundub, et seda öeldakse rohkem võib-olla naisterahvale, kui naisterahvas on selline jõuline, siis ta on peale mitte niivõrd, et kui naisterahvas oleks samamoodi jõuline, siis ta oleks lihtsalt tugev juht. See on selline asi, mis kipub olema, aga teaduse poole pealt ei üldiselt mitte. Meil on tegelikult, meie teadusrühmas on olemas, meil on isegi ütleks, et ongi üks 40% teadlastest. Selles mõttes ei ole väga halb selleks. Aga nagu jälle ütleb, ma usun täiesti, et on alasid, kus on klaasist läbi peakoha, lihtsalt neil on see klaasist läbi selline väga võrgel, kus natukene julgem on, siis läbi lähevad see tõmbus läbi see. Kui ma olin bakalaureuse viimase aasta tudeng ja tegin kvantmehaanika eksamit, siis õppejõud ütles, et valmistunud väga hea. Neid oli siis kõige parem. Ja mina siiamaani mõtlen, mida see tähendab. Et kas naismuusika on nagu
paralümpia või kes see on mingi erakond. Et kuidas sa sellesse üldisesse pingeita kirjastad? Ma saan aru, et maratonis naised ei saa füüsiliselt meestele järgi, palju spordi ei ole. Aga see, mis meid mõttevallas takistab, on ainult meie enda arusaamised, piirangud, eelarvamused. Ma olen sellega nõus, et kui sa oled tegus inimene ennast tõestanud, siis vaadatakse sellest mööda. Aga võib-olla need inimesed, kes nii hästi ei tunne, neil on mingisugused eelarvamused ja siis nad mõtlevad oma, et võib-olla nelis on mõeldud, mis on ühist naisteadlased ja merisead. Selline nagu, me kõik oleme seda kuulnud. Mis te võrdse sellist? No, merisead on midagi midagi. Et aga viimasel ajal on teinud see, ma ei jaga seda maailma kuulda. Vahel nagu tudengina ma olen nagu. Et jah, ma arvan, see näitab välja selline teatav ignorantsus, et sa tead ise, mis sa oled ja seda sa teed. Vahe teadlaseks olemist tuleb sisse siis, kui sul on pere. Kui meesteadlane läheb välismaale staseerima, siis tõenäoliselt naine korraldab ära kõik asjad ja mees teeb teadust. Kui naisteadlane läheb välismaale staseerima, siis naine korraldab kõik ära ja teeb teadust. Et võib-olla see on ka ajalooline asi, et me nagu ise liiga palju oma õigusele, et seda tuleks jagada perekonna sees võrdsemalt või vähemalt nii palju, kui keegi kanda oleks. Võimalik, et ajaloo minevikust on vanematel kolleegidel mingisuguseid eelarvamusi, aga ma arvan, et nooremad perekonnal ei ole. Ja ma arvan, et võib-olla 20 aasta pärast noored kuulevad seda merised nalja ja küsivad. Et kes sellega räägib? Aga ma usun, et sellest võrdsustumisest nii koduste ülesannete kui ka teaduses on kõigil võtta. Sellepärast, et teaduses tihti loeb see erinev vaateid. Ja kahtlemata on meestel ja naistel erinevad vaatenurgad. Ikka igal indiviidil reeglina on. Ja kui me oskame neid arvesse võtta, siis see viib edasi. Ja me saame paremad olemused. Et igal juhul on naistel kohta teaduses, ka reaalteadustes. Kui ta enda ise tahate, siin ei tuli. Kõik vähe käed küljes, nukid on oodatud. Jah, ma peaks tegelikult ütlema, mina ei ole isiklikult küll tajunud, et seal oleks mingi vahe, kuidas ma siin teadlikult olen ja kui ma ise tagasi tegelikult Tartu Observatooriumi direktoriks sain, siis üks ajakirjanik küsis käest, et noh, ja mis tunneb, sest ma ise olen observatooriumi direktor ja siis sellele vastu, et ei tea, ma ei ole praegu tegelikult ma arvan, et see on hästi palju ikkagi kinni soorollides või mõttemallides, et kui näiteks ma arvan, et seda on üritus, et kui te korraldate
kui seal ongi mõni naine, kes tavaliselt on sekretär või kohvi, et selles mõttes selline miskipärast, et pilt selline on, aga ma pean tõesti ausalt tunnistama, et samal ajal ei ole ka keegi kogu minu õpingute või ka töö vältel midagi viisi, nagu kolleegidest ei ole selles midagi halba näinud, et see on päris hästi välja kukkunud ja ma arvan teisalt, et mul elu tõusnud ka naistega vedama, et kõik need naised, kes mind on ümritsenud alates minu emast ja vanaemast ja ka minu juhendajast, kes oli naisterahvas ja ka praegu mitmed kolleegid, näiteks ka kosmoseteadlane Ene, kes on pikka aega juhtinud meie parlamenti, et tegelikult need on olnud väga tegusad ja sellised väga toetavad ja väga asjalikud naised, et ma arvan, et sellist barjääri või probleemi tegelikult ei ole. Ma tean kahte meie doktorante siin, kes on ka tüdrukud mõlemad ja ma arvan, et võivad samamoodi kinnitada, et tegelikult sellised enam-vähem maskuliinsest seltskonnas teadmine tegemisel ei ole keegi kunagi nende peale halvasti rahvanud ega mingit probleemi tegelikult tekitanud. Ma arvan, et me päris õnnetus riigis mina sain oma puudest teada kuskil magistrantuuris ja mitte isikliku kogemuse läbi, vaid lihtsalt sellepärast, et kuidagi natuke sellele vihjati ja hakati ka olnud päris Meliseaga nagu selliseid anekdoote rääkima ja siis vaatasid ka ringi, et tegelikult humanitaaria peaks olema selline feminiinne ala. Aga kui vaadata meie instituudi personali, mis puudutab siis õppejõudude poole ja eriti osakonna juhatajad või ühesõnaga väga pikka aega kõik professorid olid mehed, eranditult kõik professorid, keda oli siis päris palju, natuke üle 10 olid mehed. Ja naisõppejõudusid on arheoloogia instituudis üsna vähe, jätkuvalt, endiselt. Nüüd meil on vähemalt üks naiskonna juhataja. Ja aga ma saingi sellest aru siis, kui tuli mingi akrediteerimiskomisjon ja keegi ütles, et kuulge naised, need 3 naist, kes seal siis olid hästi kovad ja need ütlesid esindajad, hajutage ennast kuidagi ära, et tunduks, et teil oleks rohkem. Et siis ma sain aru, et ahaa, vist on nagu, et ma pole kunagi varem selle peale mõelnud, aga et äkki meil ikkagi on probleem. Aga kas see probleem seisneb selles, et mingisugune klaasis lagi on sees või lihtsalt keegi pole nagu viitsinud hakata teisele korrusele mõnda treppi minema, et see on nagu teine küsimus. Et kas see probleem on selles, et ei lasta või ei edutata või ei soosita, vaid lihtsalt, et ei olegi olnud selliseid naisi, kes tahaks teha ajalooteaduses karjääri. Näiteks Tallinnas on neid oluliselt rohkem, näiteks linnainimesed Tallinna Ülikoolis ka, või ka kunstiajaloolasi naisi on võib-olla rohkem, aga lihtsalt kuidagi nagu on sattunud nii, et siin Tartus on neid siis natukene vähem. Ja ikka nagu hakkasid mõtlema, et kui ma nüüd kandideeriks oma kolleegiga samale positsioonile, et kas mul siis oleks vaja nagu 2 korda paremat tulemust etlises või oleks või millest see nagu valikukriteeriumid siis tegelikult ikkagi olenesid. Et neid mõtteid ma olen nagu mõlgutanud, aga mingisugust sellist isiklikku kogemust, et ma oleks kunagi tundnud, et kolleegid ei respekteeri mind selle tõttu, et ma olen naissoost või käituvad nagu kuidagi selle pärast teistmoodi, et seda ma kindlasti ei ole Tartu Ülikoolis tunnetanud. Et see probleem nagu tõenäoliselt kuskil eksisteerib, et miks ei ole tegelikult õnneks ajaloos ka bakalaureuseõppes päris palju noormehi, et selles suhtes, et see suhtarv ei lõppe nii, et bakalaureuseõppes on kõik tüdrukud ja 3 poissi ja professorite hulgas on siis 1 naine ja 3 meest. Et see tasakaal on nagu natukene suurem. Aga milles see probleem on? Miks meil ei ole neid edukaid ajaloolisi ajalooõppejõude, professoreid nii palju ajaloos, et see on hoopis teine küsimus. Äkki? Nüüd ma läheksingi selle teise küsimusele edasi ja te võitsitegi, et otseselt siis kaaslape või üldse lape ees ei ole, aga samas naisi on ikkagi vähem. Et mida teie võib-olla mõtlete või oskaksite mõelda, et kuidas võiks neid noori innustada? Et kas on see vaja koolis midagi teistmoodi võtta või on lausa ühiskonna tasemel ikkagi see
tuleb alustada nende muutustega ja võib-olla siis sealsoolt. No mis iseenesest teaduseks olemine on päris palju valikute küsimus, et kuna tegemist on hästi konkurentsitiheda alaga, siis võivad need võimekad ja ambitsioonikad inimesed lükkavad selle lati ka päris kõrgele. Ja kui sa tahad saada kõike, kõike ei saa, siis tuleb teha mingisuguseid valikuid. Ja ma arvan, et siin ongi nagu see küsimus, et mis valikuid inimesed teevad, et mis on nende jaoks elus oluline ja millest nad on nõus loobuma. Ja võib-olla siinkohal teevad naised natuke teistsuguseid valikuid, kes osaliselt enda omast soovist või osaliselt sellest, mida nad ise näevad, et on ühiskonna ootus. Et selles mõttes et see võib peituda nagu siin, et nagu inimestes endas, sest ka kõik mehed ju ei otsusta hakata teadlaseks, et see ei ole niimoodi, et kõik peaks lõpetavad bakalaureuseõppe mehed, et nad kindlasti puhul siis lähevad teadlase karjääri peale. Et ka nemad teevad otsuseid, et näiteks nad tahavad teenida palju raha või nad tahavad käia 9–5 tööl, mis enamasti ei käi teadlase karjääri käsikäes. Või siis midagi muud, et mis on need valikud, millest ollakse nõus loobuma ja mille nimel ollakse nõus pingutama. Aga igasugused eeskujud selles mõttes, et näed, et seal on olemas inimesed, kes saavad sellega hakkama, et ma ei näe põhjust, mis mina ei saaks, et see kindlasti on väga positiivne. Mul toob selle kohta näite, et ma olen ühes Euroopa koostööprojektis, on 7 partneriga projekt ja meil on teadusasutused või ettevõtjad ja siis eelmisel aastal meil oli üks vahenõupidamine ja siis tuli välja üks tööpakett, milles nagu paljudes Euroopa projektides tuleb pöörduda tähelepanu soolisele võrdõiguslikkusele. Ja me olime lubanud, et me valime soolise võrdõiguslikkuse voliniku ja teeme mõned liikused. Ja siis istusime seal ümber laua enam-vähem, et seal pooleks nagu mingi 15 inimest, kes tekiski mingid vaikused, kui koordinaator küsib, kes on vabatahtlikult nõus selleks soolise võrdõiguslikkuse volinikuks. Istusime seal niimoodi ja siis sina lõpuks ei tea, mina selle peale kohtud laevamus on välis kolleeg, meeste rahvast, kes ütles, et täpselt naised alati pakuvad ennast vabatahtlikuks maksmata töödega. Ja ma arvan, et muidugi on see välja nimega haadis sellest, siis ei makstagi, kas ei olegi eraldi projektis ette soolise võrdõiguslikkuse eelarve või, aga tegelikult on tõsi, et ma eeldasin, et sellest eraldi ei maksta ja võib-olla see ongi tegelikult üks küsimus, et mida me naistena tegelikult teeme, et kui on juttu nagu selles peres ja võib-olla ka ajalooliselt, mida naised selle valimise inimesed said 100 aastat tagasi, tegelikult võib-olla see suhtumine, et teeme need asjad ära, mida vaja ära teha ja küll me hakkama saame ja ma arvan, et nende vanade Eesti naiste kohta öeldi ka, et see võidab ära selle mehe teise aastast tagasi. Et tegelikult see, milliseid valikuid me siis ikkagi lõpuks ise teeme, see tegelikult määrab ka ära. Ma ei ole päris kindel, kas Eestis on nagu naisteadlasi oluliselt vähem kui meesteadlasi, kas keegi on see nagu päris tõsi, mis te seal tutvustused ütlesite? Kindlasti on hea, et tüüpilgi meesteadlasi on rohkem. Mul on tegelikult, mina olen haridusministeeriumist, me tegime sügisel, tegime Riigikogu Euroopa Liidu komisjoni palgal, tegime sellise ülevaate haridus, kõrghariduse astmete lõikes ja valdkondade lõikes. Ja kogusummas, ma mäletan just kogusummas, see seis ei ole väga hull, aga loomulikult tehnikateadustes 10% naisi, õpetaja koolituses 95% naisi, et see kõik, mida me teame, et see sooline segregatsioon on kokkuvõttes nagu teadlaste seaduses on, ma ei tea, mitu teadlast meesterahvast siin saab. Noorteadlased meesterahvad tõstavad ka käe või varem
sookvootide teema on asi, millega Euroopa üritab asju reguleerida. Ja mul on üks näide teadavuse koha pealt, et kutsuti osalema ühel konkursil, kus valiti Saksamaale noorte tööjuhti. Nad on väga prestiižikad kohad ja seal oli kohe öeldud, et me julgustame osalema naisterahvale. Et ilmselt see oli üks põhjus, mis on siis ka minu poole. Ja siis see juhtis mu tähelepanu, sattusin hiljem lugema artiklit sellest, kuidas siis Saksamaal seda soolise võrdõiguslikkuse asja lahendatakse reaalteadustes. Võib-olla see nüüd natuke läheb linnalegendiks või arengustiks välja, aga ühesõnaga eesmärk on siis saada meeste ja naiste suhtarvu umbes 60-40. Ja on selge, et need inimesed, kes seda kohta hoiavad, ega neid kuhugi minema ei lööda. Ja need on siis meesterahvad kõrgematel positsioonidel. Mis tähendab seda, et kui võetakse ja otsitakse uusi inimesi, siis eelistatakse tugevalt kvoodi täitmise eesmärgil naisterahvaid. Mis tähendabki siis seda, et tehnikateadustes võib-olla 10% naisi astub sisse ja siis neid on suhteliselt vaba tee ametitele, niivõrd kuivõrd see Saksamaal see vaba tee ruumi saab olla ja siis need tõesti väga tugevad ja andekad noormehed, neile lihtsalt ei jää midagi järgi, et see konkurents on niigi väga tugev, kui eelistatakse nagu neitusid, siis nemad on mingid lastega kodus. Et see on mõttekoht, kas nii on hea. Ja ma ise olen ka mõtiskelnud sookvootide üle, et kas on siis nagu loomulik. Samas, kui me siin leiame, et see ebavõrdsus on ka meie enda poolt nagu ebaloomulikult tekitatud, siis võib-olla see sookvoot nagu ei ole kõige rumalam asi. Aga see näide, mis nagu Saksamaa kohta olen nüüd lugenud, et see ka väga arvakas ei tundu. Et võib-olla me peaks mingist teisest otsast seda lahendama. Aga Anuga olen nõus jah, et naised on nagu sellised perehoidjad, et sa ei trügi esile, aga sa vaatad, et kõigil oleks kordsed laual, aga mehed kipuvad olema sellised võistluslikud, et neil on nagu tähtis see staatus ja veel kõrgema rolli. Loomulikult mitte kõik. Tundub, et nagu natuke. Sookvootide teemal on jah see, et ma ei ole kindel, et ma tahaksin jätta sellist töökohta, mis on sellepärast, et oli vaja saada 40% naisi ja see üks koht jäi vabaks ja me võtame sinu olukord siin kõrval on nagu tugevad meesterahvad, et lihtsalt sind vaadatakse pärast nagu sellise, tuli ka siia ja nii kohe. Ja ma lihtsalt väga hiljuti oli üks kogemus, kus ma mängisin ühte kaardimängu sükest, mis on ka taastub, ütleme rohkem nagu mehed mängivad seda kaardimängu ja neljakesi mängisime, kõik olid kõigi vastu, mul läks väga hästi. Ja siis tuli kõrvale üks noormees, kes ütles, et jaa, aga see oli sellepärast, et keegi ju sinu vastu ei mängi, sest sa oled tüdruk. Aga võib-olla see on sellepärast, et ma tegelikult mängin hästi, aga lihtsalt see oli minu jaoks nagu selline, et ma ei tahaks nagu tööd niimoodi oleks, et sul ei ole midagi, et sa ei tea nii väga nagu kõik teised. Mis see ikka? Et kusjuures, aga et see sookvootide teema, et on nagu selles mõttes näiteks, kui taotleda projekti ja sa oled naisterahvas Ida-Euroopas ja keskmise või väikese suurusega ettevõttes, siis sa oled selline nagu nii suur harvutus, et siin tuleb ka projekti sisse kirjutada, sellepärast, et see on, seal hinnatakse ja vaadatakse kõigile nii sookvootide alusel. Ma ei ole kindel, et see Eestis oleks õige, sest meil on siin kõik nii. Meil on nime rahvas enam nii, et kui hakata, ma ei tea, minu jaoks on kuidagi kunstlik, et ta võib-olla, ta kindlasti mingites kohtades võib lahendada midagi, aga ma ei tea, minu jaoks, mina ei taha. Ja nüüd liikuda veidi teistsuguse teema juurde, siis ma usun, et kõik meist on kuulnud mõistet feminism, mis on ikka ja jälle teemas. Tegelikult
levinud mõiste ei ole ka see, et soovitakse saada võrdõiguslikkust. Samas tänapäeval on see mõiste võib-olla veidi muutunud inimeste jaoks ja hoopis mõeldakse selle all kas meeste vihkamist täitsa või siis naiste ülevõimu. Ja teatud viimasel ajal on tekkinud ka näiteks selline liikumine kui feminism, kus siis mehed, kes tunnevad, et feminism neile liiga teeb, võitlevad selle vastu. Ja nüüd mul oleks ka küsimus teile kui naistele, et kuidas teie suhtute feminismi ja kas te peate ennast üldse feministiks näiteks? Kui te oleks käest küsinud seda üks paar aastat tagasi, siis ma oleks öelnud, et ei, nagu feminist ei ole. Aga tegelikult ma vaatasin seda mõistet mingil hetkel, kui sellele kuskil mingist artiklist tähelepanu juhiti. Ja tegelikult feminism ongi naiste majanduslik ja sotsiaalne võrdsus meestega. Ja kui ma võtan selle koha pealt, siis jah, olen küll feminist, sellepärast et ma ei tunne, et peaksin saama vähem palka, kui ma teen samaväärset tööd. Loomulikult, kui ma teen teistsugust tööd, siis loomulikult ma ei pea saama tingimata sama palka, eks ole, aga kui ma teen sama tööd sama ametikoha peal ja mu väärtus on samasugune, siis see, et ma olen naine, ei tohiks muuta seda, palju ma palka saan. Ja hääletada tahaks ikka ka. Nii et selles mõttes, see oleneb, kuidas defineerida, jah, et feminismil on praegusel ajal kaasas selline halb maik, et käivad ja ma ei tea, siin tahavad, et mehed kõik häviksid üldse, ei taha üldse mehi saaks aga ainult ise hakkama ja et ei ole, ma ei tunne, et sellest mehi vihkal või see on lihtsalt ma arvan, et ikkagi see võrdsus võiks olla, et sellepärast, et ma olen naine, ma tunne, et ma peaks olema midagi vähem võimalusi sotsiaalses elus või süganes. Mis ta olen? Jah, sellega ma olen päri, et nagu see näide siin varem oli, et naine, kes seisab ette eest, lihtsalt kas feminist või natuke hüsteeriline, aga mees, kes seisab enda eest, on kuigimees. Et samamoodi siis selles kuules on see feminism on sõigusõnaks. Aga tegelikult meil kõigil on parem elada, kui oleme võrdsed. Et tegelikult ma usun, et ma näen, kuidas sõbrad ja tuttavad ja meesterahvad saavad lapsevanemateks. Ja kui helgid ja kui rõõmsad nad selles on, mis on sõltumata kultuurist ja taustast ja rahvusest. Et kaasaegne maailm lubab leida üles selle poole enda seest. Ja see on suurepärane. Me peaksime ainult sellele hoogu andma, seda võimaldama ja see on feminism, seda peaks kuidagi aga need, kes seda ei teha ju, neil on võimalust silistada vahasti, siis kahju. Et loomulikult peaks olema võrdsus. Ja peaks olema ka õiglane palk nende tööde eest, mida teevad rohkem naised just sellepärast, et seda on väga vaja teha. Näiteks õpetaja amet. Et sellise pinge all ja lasteaiakasvataja.
selliste mõttevooludega, filosoofiliste vooludega nii, et nad tekivad mingisuguses kontekstis ja siis nad muutuvad ajas ja arenevad edasi ja saavad pooldajaid ja saavad vastaseid ja jagunevad erinevateks koolkondadeks. Et seetõttu, selles suhtes, et ma olen kuulnud vaid eristamist, et on feministid ja võitlevad feministid näiteks. Et kas ma olen siuke passivistlik feminist või võitlev feminist. Ega selles mõttes kindlasti mitte, et nüüd olekski vaja luua mingisugust naiste maailma ja et polegi vaja ja kõik on halvasti ja selles suhtes, et kõik kiusavad meid sooliselt, et ei loomulikult mitte. Aga see, võrdse töö eest, võrdsete võimetest, võrdne palk iga kell loomulikult, nagu selles suhtes, et kõik inimesed peaksid olema võrdsed soost olenemata. Jah, aga kas selle jaoks, kas ma peaksin kuulma mingisugusesse filosoofilisse voolu, et seda nõuda, et ma ei tea, et kas peab kuidagi sildistama selleks, et tahta midagi, mis tundub mulle nii iseenesestmõistetav. Ma ei tea, et ma peaksin seda sildi võtta. Ja minu palkuks võib-olla te tahate just seda meespool, et miks te arvate, ma mainisin enne seda feminismi, et miks te arvate, et mingi osa meestest tunneb ennast nii ähvardatud sellest, et millest see tuleb näiteks ja võib-olla alustame taas sealt. Selles suhtes, et ähvardada tuntakse siis, kui on hirm on enamasti tundmatuse ees selles suhtes või teine olukord, kus tekib hirm on midagi kaotada. Et see on, mõnes mõttes ta on sarnane hirm, kui need, mida räägitakse, eks ole, aeg-ajalt ajakirjanduses paiskab meedia, et tulevad mingisugused võõrtöölised ja võtavad meie töökohad ära, eks ole, et see on üle Euroopa levinud selline teema, mida nagu aeg-ajalt ikkagi nagu räägitakse. Et see on olukord või see on mingisugune teave, millest ei saada aru, millesse pole võib-olla süvenetud ja siis tuntakse, et kui nemad võidavad, minu vastased, et siis mina kaotan midagi. No mis ei pruugi olla õige, sellepärast, et tõenäoliselt kõik osapooled võidavad sellest võrdsest kohtlemisest palju rohkem. Et see on ikkagi irratsionaalne hirm midagi kaotada, et kui nemad tulevad meie territooriumile, siis nad võtavad ära midagi, mis on minu ala või minu väike kindlus siin ja nüüd nad tulevad siia ja ma ei tea, mis selle infoga peab hakata. Võib-olla tõesti võivad seda sõna saamist kinni, et hirm tundmatuse ees, et siin on teadlastel täitsa suur roll näiteks, mida targemad inimesed on, seda vähem nad kardavad ja ma arvan tegelikult, et kardavad mehed tegelikult ei karda hirm, et ma neid tõesti kardaks naisi. Seda piiratud suhteliselt seiskondiselt ja ma arvan, et targad inimesed tegelikult ei karda seda, ei ole seda targa naistega koostööd teha ja naised ilmselt mehed ka ei tunne ennast üle kohustatud, et selline koostöö ilmselt ikkagi rikastab kõiki ja ma kujutan ette, et kui näiteid poolmist igadest või sellisest suhtumisest üldse, kas tõepoolest kas naisi maksab siis kõrgema revolutsioonide vastu kodus ja hoolitseb pere eest, et see on ikkagi, ma arvan, see on nende inimeste probleem, kes ise ei ole lihtsalt pisut ennelik ja ei ole võib-olla enda siis jõudnud sinna, kui nad tahaksid. Kui inimesed tunnevad ennast oma nahas hästi, kui nad on mehed ja naised, siis nad on valmis teiste inimestega koostööd. Meie avatud ühiskond võimendab äärmusi. Et vahel võib jääda mulje, et kui ajast paar kõik internetis kisavad, siis kõik arvabki niimoodi. Ja loomulikult on inimestel konflikte ja tundub, et alati piisab süüdistada kedagi teist või vaadata enda sisse. Võib-olla siis need inimesed on lihtsalt leidnud, et naised teevad neile liiga. Ja siis nad on üksteist üles leidnud, et see süüdistamine on lahendus nende probleemi.
ilmselt see ajalooliselt ongi mind olnud tänasesse päeva, kus me arutame naistele teaduses. Jah, see hirm on ka jällegi needsamane selline kunstlikult peale surumine, see soopootumine. No selle puhul kindlasti, ma ei tea, mis selle argumentatsiooniga on, aga tõenäoliselt see on üks argument, et nojah, et aga siis meil nüüd need head mehed ei saa selle pärast ka kohti võib-olla. See võib tekitada ka sellist pahameelt, et aga miks nüüd mina pean siis rohkem kannatama, olgugi, et ma olen ka tark, et sellepärast, et mingid naised saaksid siin kohti endale kunstlikult, et võib-olla ma olen tark. Selline variant, et see võiks olla üks asi, mida lihtsalt hirmu tuntakse, et just ka see töökohtade kadumine samamoodi siis, et läheb mingi osa nendest töökohtadest naistele. Ma ei kujuta ette, jah, eks ta on kõige uue vastamine tegelikult, et see on väga tihti ühiskonnas see, et ükskõik mis uue asjaga välja tullakse ikka on see, ma ei tea, et see rikub kõik noored ära, et nüüd tulid meil välja, et raadio tapab raamatut, telekas tapab raamatut, tapab internetraamatut, kõik kogu aeg tapab raamatut, et raamat on siiamaani veel olemas. Jah, võimalik on, et nad mingi hetkel on häälumas, aga samas jällegi ma sain aru, et sellist hiljuti oli uurimus, et ostetakse päris palju raamatuid, just paberraamatuid ja kõik kogu aeg tahavad, aga võib-olla see harjumus, et telefon on kõik harjunud, aga lihtsalt, et internet on praegu see uus asi. Nüüd ma suunan veidi kuulajate poolest ja võite ennast valmis panna ja näitaks meie toredatele küsimusi esitada. Kas on juba kohe mõni julge jada olemas? Jah, võib-olla esimest küsimust ma siin jätkata, ei andnud, et lihtsalt huviks ja teadmiseks, et Eestis on viimane 10 aasta andnud, et naiste osakaal on 44% teadmiseks. Üliõpilastest on näiteks aga 60%. Juba oled hinnas. Doktoritest on osakaal? 50%. Et kuidagi nagu, et need oli suur kirjuti üle 10% naised on kliinikateadmised, et ise äkki võiks avada veel headele kohtadele koostööd. Sotsiaalteadustes. Ei, see vastavalt palju. Et see et siis tegelikult on olukord sellest, et 40% mehi saavad nendele lähtekohtadele. Et kuidagi see 60% naisi nagu saab sellele 40%-le kohtadele ja siis nagu me teame, siis kui positsiooniline segregatsioon siin saabki sellele 40%-le palju tasuta tööd ja ühiskondlikke aktiviteete. Vaadata õppekava arenduse ja igasugust muude asjadega, et see seltskond ei kajasta organisatsioonist. Et kuidas see on, et kui paus ei kanna, siis naised tõstavad käe. Kusjuures sellega me vaatasime doktori sealt, matemaatika teaduskorral on oma dissertatsioonide sari ja seal on siis ainult matemaatikud, statistikud ja informaatikud kaitsjad ja seal oli tõesti viimase 20 kaitse hulgas oligi 40% naisi. Ja nendest nimedest ei teadnud ma ühtegi. Et nad kuidagi nagu kaovad ära. Ja küll nad olid tegelikult kõik matemaatikud, kes olid kaitsnud. Ja kuna mina olen informaatik, siis ma nii palju nendega kokku ei puutu, et võib-olla nad on kuskil olemas, aga ei ole küll kuulnud, et seal ei olnud tuttavad nimed. Et ei tea, kuhu nad kaovad. Et meil on tulemas küll nüüd kaitsjaid, kes jäävad pildile, praegu on vähemalt näha,
ma juba näen lihtsalt tulevikku, kus teadust jääb vähemaks ja administratsiooni tuleb aina juurde ja juurde. Sest et mulle meeldib kirjutada ja ma suudan kirjutada teksti hästi palju ja suhteliselt alusalt, et seetõttu ma lihtsalt ma kujutan ette, kuidas see projektitaotluste hirm aina kasvab ja eks näis, kui palju seal siis teaduse jaoks aega. Aga ma tulen enne seda. Teaduses on hästi palju rolle, hästi palju töid. Hullude ideede pommitamine, administreerimine, projektraporti kirjutamine. Kas te arvate, et on mingid tööd, mis sobivad naistearstele paremini, mingid tööd, mis sobivad meestearstele paremini, või teadate, et ei ole mingid paremini? Indiviidipõhiselt. Väga indiviidipõhiselt. Selle peale vastaks teile ühe näitega, et kui ma tulin 2005. aastal Rootsist Tartu Konservatooriumist tagasi ja meie kaudseeri osakond koostas selle juures 15 härrasmeest ja üks vanem proua, kes siis selline ajal leidis neile kohvi, mis ütleb üks teada. Ja ma sinna kohale jõudsin, siis ütled osakonna juhatajale, et nii, et ma parem, et saab välja vahetada meie proua, kes siis ei pea kohvi keelda, sina pead kohvi keelda. Ma ei pidanud seda kindlasti rollist. Ja asi on tegelikult sellega, et see kohvi joomise traditsioon nagu vahetusajas. Vabale kohvi keelda. Et see on tegelikult see küsimus ka, et missugused tööd sobivad kas siis ühtedele või teistele inimestele rohkem. Et see natukene sõltub ka tegelikult kohe, sõltub see eelarvamusest, et millegi pärast, kui me arvame, et naistele kohvi keetmine juba hästi, siis võib-olla me hakkame ise lõpuks uskuma, et teile sobibki ja nii hästi see kohvi ära keeta tegelikult on ju. Et samamoodi on muude ülesannetega ka, et noorte inimestena või teadusrühma tulla, siis inimesed päris täpselt ei tea, mis töö neile sobib ja nad peavad saama katsetada. Et nad ei peaks laskma ennast suluda sellesse rolli, et kui sina oled tüdruk, et siis sinu ülesanne on alati koosoleku lõpus protokolli kirjutada ja poisid istuvad ja pilluvad neid ideid on ju. Et tegelikult ma arvan, et tuleb iseendast ka seista ja õppida kohe nagu alguses kokku, et näiteks protokolli iga koosolek kirjutab keegi erinev inimene protokolli ja et kõigil oleks tegelikult võimalus ikkagi neid ideid genereerida või et kõigil oleks võimalik harjutada. Ma arvan, et tegelikult see projektide korpimine või taotluste kirjutamine, administreerimine, et seal ei jookse tegelikult meeste ja naiste vahel seda nii, et kirjutavad need, kellel paremini käsi liigub ja on mõned head võib-olla naisterahvad, kes suudavad hästi kirjutada ja on ka hästi heade ideede generaatoritena või kirjutajatena mehi, et tegelikult see ei jõuaks läbi, et ma arvan, et seal ei ole soolista. Ja minu enda tegelikult kogemus on see, et minul on töögrupis ka praegu kaks naisdoktoranti, kes on lapsepuhkusel ja ütleks, et üks igavene muutus on palju, et sul on planeeritud, sul on projekt ja sul on planeeritud töö ja siis kordame üle kõik käivad lapsepuhkusel ja siis on kolmas ka veel palju ja tegelikult on nagu raske tööd planeerida ja samas ma arvan, et see on üsna uus komme on see, et ikkagi mehed võtavad ka isapuhkust aeg-ajalt aga minu töögrupis ei ole ükski poisterahvas võtnud lisapuhkust, küll aga ma näen oma Soome kolleegide seas, et täitsa rahulikult teadavad täiesti keset olulisi projekti kirjutamise läbirääkimised, järgmisest nädalast alates tema 3 kuuks isapuhkused, ärge ülitage, et mind asendab see inimene. Et see, mis me Eestis teeme, on tegelikult see, et või et lähed ise puhkusele, aga meil on sul ikka töö. Tee edasi. Et ma arvan, et see enne või korraks ütleb, mida ikkagi teha. Noored inimesed, kes ühes või teises rollis on, et ma arvan, et see on hästi oluline tegelikult, et noortele emadele oleks võimalik töötada osakukoordidega. Nad ei tunneks, et nad lähevad väga kaotsi, sest ütleme ausalt, teadus on asi, kus sa pead olema kogu aeg kursis ja kui tekib väga suur kaotus, kui ühe lapsega on 3 aastat ja teine siin otsa veel 3 aastat, et siis tegelikult uuesti alustada, see nõuab päris mitme aasta pikkust süvenemist. Et kui hoida ja aidata neid noori emasid tegelikult hoida kätt pulsil kogu aeg ja aidata neid osalise koondada tööl olla, et see oleks minu
mõnes neile endale ja see sõltub tegelikult ka muidugi partnerist, et kui nende pere neid toetab, siis on see võimalik. See on minu meelest üks konkreetne asi, et mitte jätta neid noori naisterahvad päris üksinda kogu selle pere vastutuse ja töömurega, vaid konkreetselt kõik saavad kaasa tegelikult sellele, me ise saame, või noored naised saavad ise enda eest hea seista ja küsida oma kolleegidelt või juhendajalt või ülemusel osaajalisele töökooslusega töötamise võimalust ja mitte alla, mitte siis, kui sul on üks päev nädalas lubatud, et sa siis teed 5 päeva, mille lapsega peab kogu aeg midagi küsida, et siis teed seda osalist. Tuleb ise ka ellu. Kas on veel küsimusi või tähelepanekuid? Praegu ei ole. Et ma küsiksin veel, et mis oleks võib-olla, oletame, et on neiu, kes on just gümnaasiumi lõpetamas, mõtled, mida õppima minna, et mis oleks võib-olla teie sõnad temale, kui ta on nüüd vahel, et kas minna näiteks reaalteadust õppima ja teaduslikku karjääri üldse nagu kaaluma või siis võtta midagi muud, mis on niinimetatud kergem. Et mis oleks sellised abisõnad sellisele inimesele? Mina läksin, ma just vaatasin, et siin oli väga paljudel sama probleem, et kui ma läksin pärast keskkooli lõppu, ma tegin 6 riigieksamit, sest et ma mõtlesin, ma teadnud, et ma riigieksamit valisin, ma ei teadnud, kas ma lähen geenitehnoloogiasse või ma lähen inglise keelde ja kirjandusse või ma lähen juurasse või ma lähen informaatikasse või kuhu ma siis lähen. Ja siis kui ma muidugi oma eksamitulemused kätte sain, siis ma teadsin, kuhu ma lähen muidugi selle matemaatika eksami ma väga halvasti teinud, nii et see oli omaette probleem. Ja siis, et noh, see nagu, et see, jah, et ma kaotasin mõttu väga täiesti. Aga jah, see täiesti asja. No, eriala valikul kõige tähtsam kuulata oma suunas, mida sa teha tahad. Sellepärast, et kui sa vaatad, et juristid on ägedad ja käivad jakkides, siis kas see on see, mida sa terve elu tahad teha? Peavad seda korraldustega pärast, mida teised on teinud ja sõrmega järgi näha. Kui sul on loovinimene, tahad hoopis juukseid püüda, jumala pärast. Meestel juuksur on ühiskonnale väga palju rohkem väärtuslik kui depressioonis jurist. Et ükski amet ei ole olnud. Mis iganes tundub sobivat, siis see on õige asi. Ja ma olen märganud, et sõbrad, kes ise ma saan hariduse kätte, tööle, siis nende jaoks on see ikkagi nii äge, et õhkavad aegad, et tahaks ka õppima minna. Ma ei tea, kas on midagi. Kas sellest peab nagu ülikooli minna või kas sellest peab nagu doktoriga minna. Sa võid ju kodaringus vahendada. Ja samamoodi ma arvan, et siin tuleb appi statistika. Et eriala valik on üks valik paljudest. Ja isegi kui sa sellega nagu mööda paned, siis tänapäeval see hästi elatud elu ei ole lihtsalt nii pikk, et sa pead veel väga palju valikuid. Kõik see elu siin loksutab sinna, kui sa pidid jõudma. Lõpuks kõik ei olnud sinna, kus sa pidid jõudma, kui sa enda vastu aus oled. Täpselt nii, mis on. Ja lõpuks see, mis ma jõuda tahtsin, on see, et lõpuks, miks ma valisin informaatika osaliselt, mulle hakkas see nii selle poole aasta jooksul tohutult meeldib see idee, aga teine asi on see, et kui ma sain teada, kui palju on vaja õppida pähe asju, näiteks kui sa õpid geenitehnoloogia, seal on tohutult palju neid alusaineid, kus on vaja jätta meelde igasuguste lugude nimesid ja erinevate loomade nimesid ja mul lihtsalt ei ole seda, see võimekus, mul täiesti puudub, mul on rohkem sellist nagu ülesande lahendamise ja loogilist, ütleme ülesande lahendamise ja programmeerimise oskust ja ma tundsin lihtsalt, et see on minu jaoks selline ala, mida mulle meeldiks teha ja kus ma ei pea, et lõpuks ma loomulikult ma pidin ka teoreemia peale õppima
sotsiaalteadus. Tegelikult see ei ole nii, et ei ole see sotsiaalteadus üldsegi mitte kerge või filosoofia. Et see on võib-olla lihtsalt see, et mõned inimesed lihtsalt ei tea, mis neid ees ootab ja väga vähe on ka teie, et kas keegi ei öelnud praegu, et ta teadis täpselt kooli lõpus, et ta tahab teadmisest saada. Et see teadmine, et minu karjäär elus viib mind teadmise elutusse, et see tekibki siis, kui me oleme juba natukene rohkem teada saanud. Ja mina muidugi oma tütrele ikka muidugi mõtlesin, et vali nii, kuidas sul süda ütleb, aga tegelikult need loodusteadused, need annavad sulle sellised ja aluse ja selle seast on sul ka terve elu võimalik igasuguseid erinevaid valikuid teha. Ja siis ta ikkagi valis, tema vanemad ja mõlemad füüsikust, tema ikkagi valis, et tema on keemikuks. Ja siis ta oli 13 aastat õppis ülikoolis keemiat ja siis tütardi psühholoogia. Ta ikkagi tuli ja valis oma tundmuse järgi ja ma arvan, et tegelikult on hästi parem üldiselt midagi soovitada. Loodusteadused on inimeste jaoks väga põnevad. Kõige olulisem on see, et mitte neid karta ja isegi mitte karta seda, et kui ma olen valinud loodusteadust ja see sõna iseenesest juba tähendab, nagu ma peaks teadma olema. Et tegelikult see ei ole nii, et see tõesti on võimaluse hästi palju maailma asjadest aru saada ja isegi see, kuidas inimesed mõtlevad või kuidas ühiskonnad käituvad, et need alluvad tegelikult juba loodusseadustele. Et see mõtteviis on kõigest olulisest, mis võiks tulla sellest, kui mitte taustada loodusseadustest. Kui ma tohin sekkuda, siis mina pean ütlema, et minu jaoks minu töö on väga loominguline. Ei oleks ju arvanud, et täppisteaduse töö on loominguline. Kõik näevad valemeid ja tõestusi ja asju, aga minu jaoks on lihtsalt teadmiste baasilt sa lood uut asja ja see on vägev tunne. Alati, kui ma lastega midagi meisterdin, siis see on ka päris tore, aga see ei saa nagu lähedale sellele, kui midagi erinevat suudab välja mõelda, midagi muud leiutada. Et võib-olla see soovitus ka, et vaadake selle fassaadi taha, et inimesed arvavad, et teletöö on glamuurne. Käigi mõned võttapäeval või diplomaadid teevad glamuurne, et see paistab ainult, et James Bondi filmis võib olla. Et võib-olla siis tõesti uurida, et mis on nende ametnimetuste taga. Noortel inimesed peale, neil on just hästi vähe informatsiooni enda kohta, et ma ei tea, kes mina olen ja ma ei tea, mis need asjad tähendavad, mis siis on geenitehnoloogia, materjaliteadus, psühholoogia ja nii edasi. Et võib-olla siis see kõige parem soovitus on see, et ära kunagi mõtle, et midagi on võimatu. Nagu selles suhtes, et sinu jaoks on nagu kõik teed lahti, et proovi siin, proovi sealt, leia, mis sulle nagu kõige rohkem sobib, mis sind õnnelikuks teeb. Sest et ikkagi see sinu isiklik rahulolu on alati olulisem kui sinu pangaarve suurus ja nii edasi ja tagasi. Aga mis mulle siin kui oli jutt nendest lihtsamatest rasketest on see, et ausalt öeldes ma ei tea, miks need liigitatakse lihtsamateks ja rasketeks, et minu jaoks pole kunagi matemaatika raske, ma ei tea, mis tunne see on, kui öeldakse, et tüdrukutel on matemaatika raske. Kui sa vähegi nagu poole silmaga jälgisid, kui sa õpetaja tahvli peal teeb, siis see oli kõik nagu kuidagi väga teostatav. Et ma ei tea, et võib-olla tõesti mõnedel inimestel on see keeruline. Ma tegelen suuremas oma päevast sellega, et noored inimesed läheksid õppima loodusteadusi. Miks ma seda teen ja miks on nagu minu jaoks väga suur kirg on see, et kui sellel ühel päeval nädalas või kahel päeval nädalas ma lähen õpetama ajaloolasi, et siis need inimesed, kes on arvanud, et nad võtavad selle lihtsa tee ja lähevad õppima näiteks siis ajalugu või humanitaarteadusi, lihtsalt sellepärast, et ta on lihtsam. Et siis nad on ju mul seal kõiki loengu ees ja neid ei huvita. Selles suhtes, mis ma neile räägin, sest neid tegelikult ei huvita ajaloos, nad tulid seda õppima sellepärast, et see tundus nagu lihtne valik. Ja teiseks ongi see, et need humanitaarteadused ja sotsiaalteadused, need ei ole tegelikult nii lihtsad. Et sa pead ikkagi pingutama selle jaoks, et olla nagu tõeliselt hea. Ja seetõttu ma üritan ikkagi nagu suurema osa oma päevast ilmselt ka noori inimesed nagu neid, kes
sellepärast et see on nagu nende jaoks kõige huvitavam ja nad arvavad, et see ei ole mitte lihtne valik, vaid et see on huvitav valik, sellepärast et neid on lihtsam õpetada. Inimlik mugavus tuleb ka siin mängu. Kas näeb midagi küsimuse koha peal? Kui ei tahtnud kohe alguses saada teadlaseks, et kuidas te seda, aga te olete nagu väljendanud, kuidas te seda ambitsioonikus või auakus, kes on nagu kogu aeg olemas, et võib natuke kasvatada ka ja konverentside käimist või kirjutamist. See, kui sul vastaksin seda koha peale, et tegelikult ma ei ole kunagi tundnud teadlaseks saades 2000 kaitsesid doktoritööd, see on pidevalt seotud ambitsioonide või auakusega. Et pigem on selline, see on ikkagi süvitsi minemine mingis konkreetses teemas, nõuab päris palju enesedistsipliini, et suuta lõpuliigi probleemiga tegeleda ja selles ikkagi, selleks, et olla teadlane, ma ei arva, et tegelikult peaks olema väga palju ambitsioone või auakus, et see on tegelikult ikkagi huvi maailma vastu ja tõesti see soov midagi mõista, tõlgendada ja seda teistega jagada. Et see järgmine samm sellest edasi, teadlase töö hulka ikkagi kuulub see, et sa pead seda midagi levitama, et me kirjutame artikleid ja see teadmine palju on maailmas niimoodi, et sellele viidatakse, et mina ei taju ka sellest tegelikult erilist ambitsiooni, et see oma isik jääb seal ikka üsna tahaplaanile. Aga ma arvan, et võib-olla see, kus mina praegu olen Tartu Konservatooriumi direktorina, et see võiks tunduda, nagu see on nagu selline tohutu karjääriredel või et selleks on vaja auahtust ja ambitsiooni, ma ise tahan, et väikse asutuse juhtimise jaoks on väga palju vaja ise panustada ja hästi palju tegelikult olla julge ja võtta vastu otsuseid, et mitte kedagi ei ole, kes su eest vastutab ja sellise glamuuriga on seal suhteliselt vähe pistmist, nii et jah, me teame ikkagi ikka veel, aga praegu veel ei taju seda ambitsiooni või avakude komponenti. Konverentsi käimistega on see, et alguses, kui ma esimest korda konverentsil käisin Peterburis või see oli selline tore, mõtlemine konverentsile, mida nagu see, kas saaks, et ma ei peaks selle konverentsil, ma ei tea, mis ma just rääkima, meil on see 3 autoriga artikkel, keegi teine läheb räägib, et lihtsalt ei jõua, et need käigud on, neid on olnud palju ja seetõttu, ma tean, et see on selline väga selline peen öelda, et ma ei jõua enam käia, aga need konverentsil esim tegelikult, nad ei ole selles mõttes, kui sa lähed, sa lendad kohale, sa istud metroosse, sa sõidad koosolekule või konverentsile, sa oled seal hotellis konverentsil, sul on õhtuni välja, sa sööd õhtul, sa lähed magama, sa oled hommikul üles konverentsis, sa istud takso peale või metroosse, sa oled lennujaama, lendad töö tagasi. See ei ole nii glamuurne, kui selle ei mõista. Ja sama on sellega, mis kõik projektikoda koosolekutel ja nii edasi. Mul oli Prantsusmaa partneritega projekt, käisin 7 korda Pariisis. Ma nägin 2 korda Eiffeli torni, ma arvan, selle aja jooksul. Ma olen varem käinud turismireisil Pariisis. Pariis on väga tore koht, aga nende projektireiside jooksul see oli teadmised see, et jälle peab Pariisi sõitma ja siis kõik ümberringi mõtlevad, et ma mõtlen, kus petsakaks läinud ja kõlbanud Pariisiga sõitma. Aga jah, et ka meie uurimisrühmas on üks väga-väga tubli teadlane, tütarlaps. Ja tema on väga vaikne, väga tagasihoidlik. Ja ta küll ei lase endale pähe astuda, aga ta ei ole, talle väga meeldib see, mis ta teeb seda väga hea meelega, aga ta tahaks pigem, et ta ei peaks ettekannet pidama, et ta ei peaks kuhugi minema, et ta tahab teha seda, mida ta teeb, et ta ei taha otseselt, tal ei ole seda ambitsiooni kuhugi kõrgemale minna või midagi kuskile, et ütleme jah, et see on tema jaoks huvitav ja ta teeb seda ja see ei ole otseselt, ma ei saaks öelda, et ta on väga just selline tohutult ambitsioonikas inimene. Võib muidugi öelda, et ta nii kaugele on jõudnud, et mingi ambitsioon ikkagi
on, aga mitte selline, ütleme, mitte selles mõttes, et esimees. Ma ei mainigi nagu tihti seda huvi iseenesest, aga mõtlesin nagu sellele neilule, nagu selles mõttes, et talle nagu meeldiks ennast veel, aga selles mõttes, et kui ta nagu tegelikult selle enda ilmalatab ja selles mõttes teeb seda, et kui ta ise ei sunni ennast kuskile selles mõttes, et ega siis teda nagu ei peagi teda. Et selles mõttes, see kui ta on lihtsalt ja ikkagi ka ise ei ta mõtleb nagu ikka peab nagu suhtlema teistele konverentsil käima ja seda teadmist jah, ma arvan, et see käib teadlik töö hulka, et minu meelest tänapäeval ei ole võimalik, et ma olen lihtsalt teadlik, ma siin hulgas küsin oma asja, et see tegelikult, seda ei ole võimalik teha, teadlased on ikkagi läinud väga mitmekesiseks ja see on väga mahukas, et see, mis mahub ühe inimese pähe lihtsalt, seda on liiga vähe. Sellest ei piisa selleks, et tänapäeval olla nagu teha midagi mõeldud. Et võib-olla 100 aastat tagasi oli see võimalik, et üks geenius, Einstein või Marie Curie või kes iganes, nad suutsid teha nagu ka üksinda väga erilisi asju, mis tänapäeval on teadusmeeskonnatöö ja teadlane peab suutma suhelda oma töögrupiga ja kindlasti peab suhtlema rahvusvahelise võrgustikuga. Ja ma arvan, et tegelikult seda julgust tuleb kasvatada ja neid noori, ma usun, et praegu minu meelest ülikoolis ka päris palju püütakse teha ka seda, et noored esineksid seminaridel, et doktorandid esineksid, et doktorandid käiksid rahvusvahelistel konverentsidel, suvekoolidel, et tegelikult see oskus kommunikeerida oma kolleegidele vähemalt ja kui on inimene oma väikekirja ära kaitstud, suudaks seda teadmist kommunikeerida välja oma valdkonda, teha sellist interdistsiplinaarset teadustööd, et see käib need teadlastes olemise juurde. Selle juurde ka niimoodi, et ta tegelikult on väga neid ettekandjaid on huvitav kuulata ja sa saad, väga lihtne on aru saada, millest ta räägib, hoolimata sellest, et see enda teeb on üpris keeruline. Ja töörühma sees ta on ka väga hästi suhtleda, ta tegelikult käib konverentsidel ettekandjaid pidamas, lihtsalt ta eelistaks mitte. Aga kui on vaja, siis on vaja ja suhtleb inimestega kõik, aga lihtsalt, et see on tema see, et kui talle öelda, et sa pead jah minema, siis ta ütleb jah, kõik ma lähen, aga ei ole seda, et talle endal seda ei, et ta saaks vabalt hakata oma inimene lihtsalt hulgas kirjutaks, et oleks. Tõsime seda, et meie töösime tappada naadega rohkem. Mida ta midagi naadega? Jah. Ma arvan, et teadmiseks saadakse, võib-olla mõnes mõttes isegi natuke juhuslikult, et kui sulle siin töörühm meeldib ja eriti alternatiivsed valikud ka ei ole, siis sa hea meelega jätkad ka võimalus. Ja mulle tõesti tundub, et meil kellelgi on erilist ambitsiooni, et ma tahan teadmiseks saada, et lihtsalt asjad naabisid kokku ja me saime teadmiseks. Ja samamoodi võiks ka keegi teine. Ikka peaks hästi meeldib. Inimesed on hea, väga tähtis on see, et tööd oleks selline, kellega on hea suhelda ja kellega sa tunned ennast ka mugavalt, et see on, muidu oli ülimüli tööd teha, kui on konfliktid on töörühma sees. Ja minu jaoks on hästi oluline see, et selle tööl, mida me teeme, sellel on selline suurem eesmärk. Tõesti, see võib-olla kõlab õõsalt, aga arvan, et see tunne, et sa suudad midagi teha inimeste heaks või maailma heaks, et see on minu jaoks hästi oluline. Teadlaste jaoks tegelikult see ongi oluline. Ainult iseenda jaoks on muidugi oluline seda tööd ei saa teha, sest juht on olnud, et selles päris palju tuleb ka vaeva ja see suurem eesmärk ja see tekib, kui on hea kollektiiv ja teema, millega tegeleb sellest valmistada. Teine asi on see isiklik ka, et see peab sulle pakkuma väljakutseid. Et kui see pakub, et kui see on nagu sellise taseme töö, et see pakub nagu mingisugust väljakutset ja sa oled selline inimene, kelle väljakutsed meeldivad, et siis, et võib-olla see on nagu see, mis ahvatleb ka mõningaid inimese teadlase karjääri
et ta ongi raske, paljudes aspektides. Et aga sa tahadki ennast proovida panna, et mõnes mõttes see on tippsport, lihtsalt teisel alal. Et sa tahad ennast proovida panna, sa tahad näha, et milleks sa võimeline oled ja loomulikult siis olenevalt siis parajasti erialast, et kui suur siis maailma parandamise faktor seal juures nähta on. Kuidagi välja tuleb see hea mõne. Kas on veel mõned viimased küsimused? Aga juba tööstust siin vahepeal mainiti kõike, et kas oleks tegemist tundub olevat vahet teadusel ja tööstusel? Kui te peaksite oma karjääri teadusel ja tööstusel? Oleks meil see kõrgtehnoloogiline tööstusega? Ei, ma ei ütle, et ei ole. Seda on vähe. Nii hulga, aga vastan küsimusele. Ma võib-olla vastaksin siis selle maa peale, et ma arvan, et kusagil tööstusrevolutsiooni algusaegadel tõepoolest nagu need teadussaavutused või see, mida teadlased tegid, see oli päris palju eeskuju sellest, mida tehnoloogia järele jõudis. Ja siis võib-olla oligi selline olukord, kus tehnoloogia vedas nagu seda, või kus teadus vedas tööstust. Aga praegu ma arvan, et päris paljudes valdkondades jõudnud sinna, et tehnoloogia areng on nii kiire ja see, mida edukates ettevõtetes või tööstusharudes tehakse, et nad jõuavad nii kiiresti selle piirini, kus neil on vaja uut teaduslikku avastust, et neil on probleem ja nad annavad selle probleemi teadusesse, et leidke uus viis, kuidas selle probleemi tulla. Ja ma arvan, et päris paljudes valdkondades me oleme jõudnud sinnamaani, kus tööstus tegelikult veab mitut teadussuunda edasi. Ja võib-olla see käib midagi nagu hüpete kaupa, et kui see teadus hakkas niimoodi inimeste tekkima, siis ta nagu hästi kiiresti jõudis sellisesse kohta, kus ta sai muutuda kasulikuks ja nüüd edasi peaks nii minema, et kordab siis see tööstus veab ja siis jälle teadus veab ja niimoodi on ilmselt võimalik inimestel edasi areneda. Aga praegu me tundub, et päris palju tööstus veab teadust. Küsimus, mis teist alastas ennast. Kas te tunnete, et teie juhtpositsioon, sest teil tegelikult sellist juhtpositsioon, kas tööstuses võib raskemaks saada? Juhtivapositsiooni tööstuses. Kas naised? No see on tänane teema, vabandust, see oli küll küsimus.
ka kõiki teisi projekte teha ja kõiki asju üritasin korraga teha ja siis ma ütlesin ühele meeskolleegile, et ma tahaks ikka nagu, et ma peaks nagu ära lõpetama, et ei saa enam edasi lükata seda lapse saamist, siis ta ütles, et ei, aga minul oleks ka 10 aastat doktorantuuris, et noh, sai sündis 2 last selle aja jooksul. Noh, jah, see on muidugi vahva. Tõenäoliselt oli sul ka kõrval naine, kes sellega tegeles. Et ma tean, et ma ei saa jätta päris niimoodi, et ma lihtsalt jäängi koju ja ainult heegeldan tekki kogu see aeg, et ma heegeldan tekki küll ka, aga et ma jõuan sealt kõrvalt tõenäoliselt lugeda mingeid teadusartikleid ja mul on selline illusioon, et ma jõuan. Ma tean, et mul ei kõrgused ei jõuas midagi. Noh, selles mõttes, et mingist hetkest ma loodan tõesti, et ma pean hakkama tulema natuke varem tagasi, kui see, kui ma päriselt tööle tagasi tulen, sellepärast et see teadus on meie valdkonnas ka väga kiirelt areneb ja ma lähen praegu täpselt niimoodi ära, et ma olen jõudnud selle doktoritööga ühele poole, mis on suur asi ja nüüd sealt edasi on umbes 3-4 asja, mis mind tõsiselt huvitavad, mida ma tahaks edasi teha, mis on seotud mu doktoritööga, mis oleks tohutult huvitavad edasiarendused ja see on väga põnev ja ma pean lihtsalt, kui ma nüüd sellega kätt pulsil ei hoia, siis 1,5 aasta pärast, 3 aasta pärast on see rong ammu läinud ja juba on uued asjad. Et lihtsalt, et selle asemel, et lugeda õhtul lapsele, et huvitrollil on need teadusartiklid. On siis ta väga mingi. Hääle kõlab sellist, et huvitav. Nii, aga nüüd ma pean kahjuks vahele segama ja ütlema, et meie aeg